nädal turgudel, kätte on jõudnud 51. nädal, aasta on 2024. Minu nimi ikka Urmas, täna on esmaspäev 16. detsember aasta 2024. Ja tänane ülevaade natukene hilisem, siin tuleb see siis tuulisest tormisest Tallinnast ja sai täna vahepeal käidud ka Rakveres ära, nii et sellepärast jäi natuke hilja peale. Aga vaatame siis taas üle, mida eelmine nädal turgudel meile pakkus ja mida uus nädal võiks meile siis huvitavat tuua. Kõigepealt siis nagu ikka eelmise nädala võib-olla kiire kokkuvõtte ja USA aktsiaturud on siin üsna mõõdukat volatiilsust näidanud, et suund on küll üsnagi vastandlik olnud. Peamised indeksid muidugi lõpetasid nädala pead muutumatuna, kõige enam jäi silma ikkagi siis Nasdaq. Ja eks siin kõige rohkem ongi Nasdaq selle aasta jooksul tõusnud, circa 33%, S&P seal järel 27-ga ja Dow Jones siis 16 peal. Ja võlakirjade tootlused on ka siin kõrgel püsinud, et 10-aastase USA riigi võlakirja tootlus on jätkuvalt üle 4,4%. Et siin siis väike mure inflatsiooni ja Fedi rahapoliitiku pärast. Et USA majandus muidugi jätkab siin vastupidavuse näitamist, kus juures SKP kasv on endiselt tugev ja toetab ka siin tarbijate jätkuv kulutamine seda narratiivi. Reaalpalga kasv, mis ületab siis inflatsiooni, on samuti andnud tarbijatele kindlustunnet ja ühesõnaga praegu on märgid suhteliselt stabiilsed. Olgugi, et siin tarbijahinnaindeks ehk siis CPI vastas ootustele, siis PPI ehk siis tootja hinnaindeks tõusis prognoositust enam, viidates võib-olla sellele, et inflatsiooni langus võib olla aeglasem ja vaevalisem. Et samas ka eluasemekulude kasv on aeglustumas veidi, seegi on positiivne märk, aga sükene baasinflatsioon ikkagi püsib kõrge või kõrgem kui oodatud. Et rahapoliitika on olnud muidugi keskne teema siin sellel aastal ja üleüldse püsib ta siin keskmes ka sellel nädalal väga tugevalt, sellepärast et on järjekordne Fedi istung toimumas teisipäev, kolmapäeval siis tuleb ka uus intressiotsus. Praegu siis oodatakse 0,25% intressimäära langust taas. Samas meil ju ka EKP ehk siis Euroopa Keskpank ja Kanada Keskpank näiteks on siin langetanud intressimäärasid, nii et selline üldine tendents sinnapoole praegu ju viitab. Ja siin nädala keskel eelmine nädal näitasid kasvusektorid nagu tehnoloogia, tarbijakaubad ja kommunikatsiooniteenused siis tugevat tõusu, mida toetas siis inflatsiooni andmete avaldamine ja optimism. Ja ka näiteks Google'i quant computing sealsed edusammud. Et samal ajal siis olid nõrgematel päevadel soosingus sellised kaitsesektorid nagu esmatarbekaubad, mis siis peegeldavad seda, et turg on vägagi äraootaval seisukohal, et iga väikse liikumise peale siis investorid kipuvad kas ühele või teisel poole kiirelt liikuma. Globaalsetel turgudel andis Hiina siis täiendavate stiimulite lubadus Aasias aktsiatele hoogu, samas Euroopa turud olid siin suhteliselt kehvas seisus, vaatamata siis Euroopa Keskpanga intressimäära langetamisele. Et sellised siis võib-olla tagasivaated ja tuletan ma siin taas meelde, et minu koolitus kauplemise alused ja finantsturgude analüüs saab alguse juba veebruari alguses, 2. veebruaril ja sinna saab ennast kirja panna kas siis läbi Patreoni või astroloogiaabi.ee kodulehel koolituste alajaotusest leiate selle koolituse. Nii et kindlasti liituge sellega, siia on tulemas veel
väikseid lisasid, nii et tasub olla kiire ja usinasti ka ennast kirja panna, nii saate ka täiendavaid hüvesid sinna juurde, aga nendest võib-olla õige pea, et jõulud on õige pea ukse ees, võib-olla järgmise nädalal juba sellest lähemalt. Uudistest, mis siis veel jäi silma, et Tesla siin tõstis oma Model S autode hinda $5,000 võrra, mis on iseenesest ju hea märk, et järelikult on nõudlust ja hinda on kannatab tõsta. Veel uudistest jäi silma, et Microsoft siis lükkas tagasi ettepaneku, Microsofti aktsionärid lükkasid tagasi ettepaneku investeerida Bitcoini. Et kas see nüüd oli tark otsus või mitte, aga nii nad siis seda teha otsustasid. Ja mis siis veel uudistest võib-olla nii palju, et Apple'i tegevjuht Tim Apple või õigemini, nii nagu Donald Trump teda kunagi kutsus, Tim Apple, Tim Cook siis ja Donald Trump kohtusid eelmisel nädalal ja tõenäoliselt on seal kerge selline huvi siis olla soosingus jällegi uue presidendi poolt ka. Ja mis seal nagu põhilised teemad võivad olla, et seal on siis investeeringud, igasugused policy'd, ehk siis regulatsioonid ja kõik muu tehnoloogia sektoris ja ka maksureformid tõenäoliselt olid teemaks. Et eks ta on niisugune oluline ettevõte ju siiski USA majanduse jaoks ja seda enam, et igasugused tariifid ka ähvardavad seal, et kuna Apple'i tootmine siiamaani on ju enamasti välisturgul toimunud, et siis võib mõjutada Apple'i kasumlikkust päris oluliselt, et vaatame, mis arengud sealt siis välja tulevad. Ja veel, et on siin üks väga rõõmus Elon Musk meil pildi peal, kellel ei ole sugugi mitte halvasti minemas, et temast on siis saanud maailma rikkaim inimene. Tema netovara väärtus siis ületab 400 miljardi piiri. Nii et selles mõttes jah, sellel mehel tasub silma peal hoida, ta on vägagi õigeid otsuseid siin teinud ja nüüd ta siis ka ju presidendi sellise nii-öelda nõunikuna seal ka olulist rolli mängib, nii et vaatame, kuidas tema edasised kaardid siis mängitud saavad. Aga nüüd konkreetsete graafikute juurde, et nagu öeldud, USA turu selline suurem pilt on olnud suhteliselt selline külgliikumises nädala jooksul, et S&P 500 väga siin suuremat muutust nagu ei näinudki nädala jooksul, aga mis on oluline, et võrdselt kaalutud indeks ehk siis RSP on näinud siin juba mitu nädalat langust ja nii oli ka sellel möödunud nädalal. Tegelikult on S&P 500 siis üleval hoidnud ikkagi nüüd suuremad ettevõtted ja suurem tendents on ikkagi praegu siis langusel läinud. Kui me aga vaatame siis S&P nädalast pilti, siis see püsib endiselt vägagi positiivne, nii et siin ei ole veel suuremat hirmu sugugi mitte näha. Et kui väike korrektuur tuleb, siis see on täiesti selline normaalne turu hingamine hetke seisuga vähemasti. Ja siin siis ka suuremad indeksid, kust on näha, et võib-olla kõige rohkem siin hingasid välja nii-öelda siis small caps ehk siis Russell 2000 ja ka Dow Jones. S&P jäi siia enam-vähem stabiilseks ja kasvu näitas siis iseenesest Nasdaq või siis QQQ. Ja mis sealt nagu jäi oluliselt silma, kusjuures, et Nasdaqi liikmeks, kui ma nüüd ei eksi, peaks saama MicroStrategy, mis on siis üks suurimaid Bitcoini investeerijaid. Tegelikult saavad kõigist Nasdaqi
või Nasdaq 100 siis investoritest ka Bitcoini investorid, kui nii võib öelda. Nii et jällegi üks huvitav fakt. Aga 50 päeva keskmine siis on olnud nüüd siin jällegi taandumas, küll aga püsib siin kõrgendatud tasemetel ja päris palju tuli allapoole ka 200 päeva keskmine siis S&P 500 aktsiate lõikes, nii et siingi on näha, et selline taandamise tendents on alanud. Kui tõsine see siis nüüd praegu on, eks seda siis aeg näitab, aga hetkel veel püsib siin kõrgendatud tasemetel ja nagu näha siit hiljutisest ajaloost, siis väga olulist rolli need tasemed veel mänginud ei ole, et kui ta siit nüüd allapoole või siia isegi 50 tasemele juba langevad, siis on juba korrektuur võib-olla tõsisem. Siis VIX ka püsib väga madalatel tasemetel, siin ei ole ka suuri muutuseid olnud. Sektorite koha pealt, nagu alguses sai öeldud, et siin tarbijakaubad, kommunikatsioon ja ka tehnoloogia tegelikult olid üsna tugevad. Nii et ja näitas muidugi ka consumer staples, mis on siis need nii-öelda kaitsesektorid, et see siis püsis ka suhteliselt tugev, et siin oli kõikumist nii ühele kui teisele poole nädala jooksul. Insiderit on võib-olla natukene tagasi tõmmanud siin müükide poolest, et väga suurt müügisurvet ei ole olnud, aga oste on isegi rohkem nüüd hakanud silma paistma, et siin siis suuremad, võib-olla numbriliselt suuremad ostud, mis on silma jäänud, et siin TKO näiteks, mis siin veel olid siis Archer Aviation ehk siis ACHR, siis MNR ja nii edasi, et eks te saate siit ise vaadata, aga jah, nendel võib-olla tasub siis jällegi silma peal hoida, et kui võtmeisikud seal otsustavad ise raha alla panna, järelikult on midagi ehk millesse nad ise usuvad. Sesoonselt ka, nagu me siit näeme, me oleme sellises korrektuuri faasis ju S&P puhul. Nüüd nädala statistika, siin on mul jäänud see asi iseenesest update imata, et jätame selle siis praegu kõrvale, aga vaatame, mis meile astrokalender siis nädalaks võib lubada, et võib-olla siin 18. on natukene pingelisem see seis. Meil just oli ära ka iseenesest Merkuuri direktiivseks pööramine ja ka üsna oluline täiskuu pühapäeval, nii et vaatame, kuhu see turg siis praegu suuna võtab. Reede iseenesest on päris ilus aspekt siin, et aga jällegi jõulunädal toob päris palju pingeid sisse, nii et võib-olla me suundume praegu rohkem selle pingelise perioodi poole, nii et ma arvan, et me pigem oleme sellises kerges korrektuurifaasis praegu edasi. Ja nüüd, milline nädala prognoos see välja käidud, seda näeb siis turutrendide kanalil Patreonis ja seal ka üleval kulla uue nädala prognoos. Eelmise nädala prognoosist nii palju, et see suures osas kattus siin esmaspäeval, aga nädala teine pool läks siis pöördeasetusse, ehk siis ta toimis tegelikult tagurpidi. Ja kui ma selle prognoosi siis teistpidi pöörasin, siis siit on näha, et see nädal teine pool üsnagi täpselt ka kattus, et nagu näha, need pöördepunktid olid siiski üsna olulise kaaluga siin ikkagi. Ja kulla puhul ka prognoos pidas üsna hästi paika, et jällegi nädal teine pool oli võib-olla täpsem. Siis mida uuelt nädalalt oodata, et nagu öeldud, siin on ju kolmapäeval Fedi järjekordne intressi langetamine tõenäoliselt teemaks ja mis veel, Jerome Powell kindlasti võtab sõna ka siis peale seda otsust, et sellel võib-olla kõnel tasub ka siis silma peal hoida ja reedel siis avalikustatakse isikliku tarbimise kulutuste raport, mis siis on üsna oluline inflatsiooni mõõdika Fedi jaoks. Ja ka kolmanda kvartali SKP parandatud prognoosid, jaemüük ja
ja olemasolevate kodude müük ka siis välja tulemas. Teisipäeval homme peaksime nägema novembri ehituste alustamist ja ehituslubade andmeid ja on meil käimas ka siis ju majandustulemuste aeg, ehk siis siin näiteks pooljuhtide poole pealt siis Micron Technology on välja tulemas, siis tarbijasektorist Nike, logistikast FedEx ja ka reisisektorist siis Carnival Group on välja tulemas ja mis seal veel on olulist, General Mills, Lennart ja nii edasi, et siin on siis suuremad nimed ka näha. Nüüd aga siis võib-olla graafikute juurde ka, et vaatame kõigepealt S&P üle pöördepunktid siis, mis meil siin silma on jäänud, et eelmine pöördepunkt oli teisipäeval ja see siis osutus võib-olla nädala selliseks põhjaks. Ja sealt edasi tuli pöördepunkt neljapäeval, jällegi turg siit läks jällegi allapoole, ühesõnaga enam-vähem nad on paika pidanud. Kuhu see turg nüüd praegu suundub, see on siis ilmselt varsti näha, aga neljapäeval on siin järjekordne pöördepunkt kirjas meil ja sealt edasi juba siis esmaspäev 23. jah. Et selline väljavaade nüüd kulla puhul. Kuld on siin ikka veel vegeteerimas, et väga palju tugevust praegu ei ole, et väike selline topeltipp on siia tekkinud vahelduseks ja praegu siis ta kompab jällegi uut toetuspinda, mis on siit formuleerinud. Et vaatame, kuhu see kuld siis praegu suuna võtab, et natuke vaiksemaks on see kulla kauplemine hetkel küll jäänud. Ja Bitcoinist siis selle kohta ma tegin täiesti eraldi video, et see on meie kanalil üleval, kui veel näinud ei ole, siis kindlasti vaata, et seal ma rääkisin Bitcoini tsüklitest ka natukene lähemalt. Praegu siis tõus on jätkumas ja see on üsna positiivne märk ja see on ilus toetuspind ka alla tekkinud, nii et hetkeseisuga trend jätkub. Nüüd Tallinna börs on näidanud siin reedel näitas väga tugevat tõusu ja saavutas siis selle vastumõnu taseme taas ja täna on taas taandunud, et liigub siin ikkagi sellises kanalis, et midagi olulist praegu rohkem silma ei jää. Vaatame võib-olla suuremaid ka siin. Kui Apple'it vaadata, Apple liigub ilusti tõusu suunas. Amazon samuti üsna tugev. Google on ka siin uusi tippe tegemas täna. Ja Meta puhul siis natukene on tagasi tõmmanud, aga siiski trend püsib. Microsoft sama lugu. Ja Nvidia on võib-olla üks nõrgemaid praegu nendest, et siin on kerged siuksed ohusignaalid juba üleval, et võib-olla korrigeerub isegi edasi. Netflix püsib ka tugevana, aga jällegi natukene on järele andnud siit. Tesla on nüüd nagu näha üks tugevamaid. Ja Palantir samuti jätkab siis tõusu, kuigi natukene korrigeerub siin. Zscaler on hakanud nüüd siis taanduma vaikselt. PayPal samuti üsna tugev. Ja Lululemon samuti on üks päris hea tõusukandidaat siin olnud ja praegu trend tundub, et jätkub. Et sellised mõtted siis selleks nädalaks, vaatame kuhu meid see nädal välja viib ja mis siin enne jõule veel toimub, et kindlasti Fedi otsus on see, mida me siis jälgime vägagi huviga ja meie kohtume taas nüüd enne jõule, loodetavasti järgmisel esmaspäeval ja võib-olla on aeg hakata ka kokkuvõtteid tegema lõppevast aastast ja vaadata ka natukene edasi, mis uus aasta võib tuua. Aga igal juhul püsige lainel ja mina soovin teile edukat nädalat, kõike head.